On 7. september aasta 2022 ja seal, kus ma eelmine kord oma matka lõpetasin, siit lähen nüüd edasi Alaverest siis kuni lõpuks Aegviitu on üks telkimine ka siit umbes 21 kilomeetri kaugusel ja siis homme hommikul viimased 7 kilomeetrit on siis Aegviiduni. Praegu on ilm selline, ma ei oska öelda, pilvine, lubas, et tuleb võib-olla ka vihma natukene. Aga eelmine kord, kui ma selle koha juurest jooksin siia peatusesse, kui mul hakkas see matk ära lõppema, siis tuli siuke padukas. Et loodame, et sellist padukat ei tule, aga kui tuleb, olen ka põhimõtteliselt selleks valmistunud. Ja avastasin, et mul GPS-fail, mis oli alla laaditud enda kella RMK lehelt, et see ei olnud kogu matkatee, vaid kuni Alavereni, sinna kohta, kuhu ma eelmine kord lõpuks jõudsin. Niisiis pidin selle marsruudi suunta äpi kaudu kuidagi joonistama, õnneks oli mul olemas ka telefonis Maps.me kaardi rakenduses üks rajakaart sellest RMK matkarajast. Ja siis selle järgi joonistasin kuni Aegviiduni siis vähemalt seekordse matkatee. Nõndaks, aga tee tundub, et ongi selline üsna asfaldine. Et jah, kindlasti parem kui kuskil võsas püherdamine, aga samas kui see kogu tee on niimoodi, nagu mulle tundub, et see on mingisugune tee on kogu aeg peaaegu kogu selle rajalõigu ulatuses, siis see ka nagu pole kõige parem variant, aga igal juhul teel ma olen ja Krani lõkkekoht on siis see, kuhu ma tahaksin lõpuks välja jõuda. Mingi 20 kilomeetrit umbes kõndida täna. 21 või niimoodi. Vaatame siis, kuidas seekord edeneb matka teekond.
väike puhkepaus. Nii, siin on siis kraanilõkke koht. Lõkkepuid on. Prügikast on. Palet on. Ning laabu on. Ilmselt täna telki isegi ei pane. Püsti saab siin magada. Ja teha lõket, saab sooja. Nii, ja täna siis ei maga tõesti telgis, vaid hoopis sellises puitehituses, mida nimetatakse laavuks. Siin katuse all, ma loodan, et see on ikkagi veekindel. Panen ta matratsi ja magamiskotti ja vesi saab ka soojaks, saab süüa teha. Nii on uus hommik kraani lõkkekohas. Hommikusöök söödud, kõik on pakitud. Äraminekuks Aegviidu poole. Siis 7 kilomeetrit mööda seda teed. Ja siis rongiga tagasi koju. See matk on olnud kuidagi, ei oskagi öelda. Raja suhtes on nagu olnud kuidagi liiga lihtne isegi, jah, tõesti. Aga samas kuidagi mõnus vaikus. Eile õhtul oli täielik tuulevaikus, täna hommikul täpselt samamoodi. Toksib. Peale lõkke praksumise ja mõne linnu hääle, üksiku hääle ei ole siin peaaegu mitte midagi kuulda. Öösel korraks sadas vihma, hästi väheke, aga muidu on olnud täiesti sajuta ja praegu ka taevas on täitsa sinine, üksikud pilved siin-seal, aga tõenäoliselt ka täna tuleb pilvitu. Või siis kui pilvedega, siis ilma sajuta ilm.